Lotmanil, palun. Venemaa välisminister härra Lavrov oma pidevast valetamisest kõõris silmadega. Teatas täna, et ei ole mingisuguseid tõendeid, et Vene väed sõdivad Ukrainas. See on väga huvitav ja väga iseloomulik viimaste aastate Venemaa välispoliitilistele sõnumitele. Kui Kariibia kriisi ajal sai näidatud kosmosefotosid Nõukogude rakettide kohta, siis sellest oli piisav. Praegu vaadatakse kõikidele asjatõenditele juhma näoga ja öeldakse, et te olete ise neid joonistanud ja see on mingisugune Photoshop. Ja vastuseks tehakse mingisuguse oma Photoshopi, mis on nii madalal tasandil tavaliselt, mis eesmärk ei olegi, et keegi seda usub. Lihtsalt meie seda saame. Öö läbi ma täna vaatasin sotsiaalmeedias amatöörvõtteid sellest, kuidas Vene soomustehnika kolonn liigub Ukrainasse. Kolonn oli selline, et ei olnud algust ega lõppu näha. See oli kilomeetrite pikkune ja ma ei tea, ma ei oska öelda, mitu seal tanki oli, aga neid olid sajad. Ja härra Lavrov tahab öelda, et need olid joonistatud. Need olid niisama, need olid mängutangid, nagu härra Putin Krimmi puhul ütles, et Vene sõjaväevorme võib igas Vojentorgi poes osta. Samas ei olnud kuskil näha 40 000 järjekorda Vojentorgi ukse taha, kus saadi kohe õiged numbrid neid riideid. Aga selline jõhker valetamine käib selle agressiooniga kokku. See on uut tüüpi konflikt. Minu kolleeg Zagrebist nimetas veel Balkani sõda uueks tüübiks sõda, see on sõda postmodernismi ajastul. Sellist asja, vanasti isegi kõige jõhkramad agressorid nii ei käitunud, sest kuskil oli selline au ja häbi piir. Nüüd seda enam ei ole. Täna härra Peskov esines avaldusega, et läänemaailm, NATO, Euroopa Liit ruineerisid kogu rahvusvahelise õiguse normi. See on olemas selline Vene tsaariaegse armee ütlus, et kogu see rügiment ei astu. Ma ei oska eesti keeles öelda, šagaid vno, kuidas eesti keeles öelda? Kogu rügement astub valet jalga. Vastub valet jalga, aga vot Reames Ivanov astub õiget jalga. Ja praegu on täpselt nii, et kogu rahvusvaheline ühtsus, kõik rahvusvahelised organisatsioonid astuvad vale jalga. Aga vot härra Putin ja tema Venemaa, nad astuvad õiget jalga. Meie eesmärk, ma mõtlen mitte seda väikest seltskonda siin. Me esindame praegu vabad maailma Vene saatkonna eest. Meie kohus on olla praegu solidaarne Ukrainaga, sest me saame aru, et see võitlus ei ole ainult mingisse Ukraina regioonide pärast. See on võitlus vaba maailma ja meie väärtuste eest. See on võitlus õiguse eest rahval määrata oma tuleviku veole. Ja lõpuks see on võitlus väärikuse eest. Ja meie poolt oleks väga vääritud selles võitluses mitte osa. Venemaa tungib peale. Ja meie sõnum on, et vaba maailm ei tohi Ukrainat üksi jätta. Sanktsioone Venemaale, agressorriigile ei tohi mitte leevendada, vaid neid tuleb karmistada, sest need sanktsioonid ei ole mõjunud. Putini plaan on pikk ja ta tahab Ukraina vabaduse lämmatada olukorras, et Ukraina ei tuleks majanduslikult toime. Me nõuame seda,
et Euroopa riigid toetaksid välja oma Marshalli plaani Ukraina majanduslikuks aitamiseks. Ja selle nimel peaksid kõik Euroopa riigid olema valmis loobuma ühest osast Euroopa selle finantsperspektiivi vahenditest, et eraldada see Ukraina toetuseks, et Ukraina jääks jalgadele ja saaks oma vabadust teostada. See ettepanek oleks 3% Euroopa Liidu struktuurvahendite perspektiivist eraldada uueks Euroopa Marshalli plaaniks. Marshalli plaan Ameerika toel tagas Euroopa ülesehitamise pärast sõda, nüüd on Euroopa kohus aidata Ukrainat. Kui me ajame Ukraina asja, siis me ajame ka Eesti asja, Eesti julgeoleku asja. Sest siis, kui on kukkunud Ukraina, võtab Putin kirbule järgmised riigid. Järelikult meie vahetu julgeoleku huvi, lisaks üldisele aatele ja vabaduse hoidmisele üle maailma, on see, et agressor taanduks ja ei võidaks seda sõda. Me oleme siin sellepärast, et kaitsta Ukraina vabadust. Aga me oleme siin selleks, et öelda, me jätkame nõudmist, et Eston Kohver, Eesti riigi ametnik, tuleb vabastada. Eston Kohver on Eesti rahva poeg ja Eesti riigi teenistuja, kelle on röövinud Eesti riigist Venemaa ametnikud. Eston Kohvri küsimus peab olema meie poliitika laual küsimus number 1. Kõigis küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid, mis puudutavad meie kahepoolseid suhteid Venemaaga. Eston Kohver tuleb vabastada ja tingimusteta. Täna me avaldame toetust Eston Kohvrile sellele, et tal jätkuks meelekindlust Venemaa vanglas. Ta jätkab ka Venemaa vanglas Eesti riigi teenimist Eesti riigi ametnikuna. Meie sõnum on 1. Venemaa lase Eston Kohver vabaks. Venemaa käi Ukrainast välja. Elagu vaba Eesti. Ma tahan teid tänada selle ees, et te olete leidnud mahti tunnike iga kolmapäev kell 3 tulla siia, et pakkuda seda Ukraina rahvale, mida meie teame, mis on äärmiselt oluline. Meie seas on ka üks inimene, kes on seisnud Eesti vabaduse eest välismaal ja me teame, kuivõrd oluline on olnud teiste riikide toetus. Täna me oleme siin ja me kutsume ka teiste Euroopa liikmesriikide pealinnades rahvuslikult meelestatud noori, kodanikke, organisatsioone seisma Ukraina vabaduse eest ja tüütama Vene saatkondi kõikjal maailmas, et nad teaksid, et elu ei ole teil meelakkumine. Me oleme teile pain in ass. Kao välja Ukrainast Venemaa! Välja! Ma olen ka üritanud toetada siin Tarmot, olen üritanud ise korraldada neid üritusi, aga ma pean ütlema, et lootused olid suuremad, et me oleme mõjukavad, aga seda tähtsamad on need inimesed, kes siin on seisnud ja kes siin seisavad täna ja võib-olla veel järgmine kolmapäev ja võib-olla veel nii kaua, kui Ukraina sõda on lõppenud, nii kaua, kui Eston Kohver on vaba, nii kaua, kui Nadja Savtšenko ja teised pantvangid on vabaks. Tähendab, ma tahaksin öelda ühte asja veel. Putini retoorikas ja Lavrovi retoorikas on kogu aeg niisugune sõna, et Euroopa kultuur ja need kultuurid ei kõlba midagi, me ehitame oma kultuuri, et jagab maailma kaheks, on maailm ja on Vene maailm. Ja ma ütleks seda, kui nad tahavad seal oma Vene maailmas elada, nii nagu nad elavad, kurat elab, mis see minu asi on. Aga elagu seal ja ära too seda Vene maailma siia meile. Kuulsid Putin, kuulsid Lavrov, ärge tooge Vene maailma Eestisse ja mujale Euroopasse. Kasige koju. Eston Kohver vaba! Siis mul oli tihti valjuhääldaja käes ja oli hästi vahva, isegi kui me olime väike grupp, nagu me täna oleme siin. Hästi hea oli karjuda nendele sõnumeid, et niet sovjet ja siis
da, svoboda. See läks nii hästi kokku, sest et me ei vihka vene rahvast. Me tahame, et vene rahvas ka elab normaalset elu ja et nendel on normaalne seal, et nendel ei ole korruptsiooni, et nendel on sõnavabadus, et nad ei arreteeri inimesi, kui nad avaldavad oma meelt, et nad korraldavad tõelised õiglased valimised. Aga see sama sõnum, mis ma seal karjusin, lisaks sellele ma tihti ütlesin, et vaadake, me oleme siin, me tuleme tagasi, me oleme jätkuvalt siin ja vaadake, meie hulgas on palju noori, sest me võtsime alati oma lapsed kaasa. Ütlesime, kui me vanemad inimesed sureme ära, siis need noored tulevad. Me ei jäta jonni, kuni Balti riigid on vabad. Ja nii oligi, me ärritasime neid, nad olid väga pahased. Ja nagu on näha nendes kommentaarides, mis on sotsiaalmeedias juba tulnud niisugused trollid, nagu neid kutsutakse, kes teevad maha neid, kes seisavad vabaduse ees. See ärritab neid isegi, et meid ei ole suured massid siin, aga see järjepidevus, see järjekindlus, see kõik on väga oluline. Nii et kõige tähtsam on, tulge kohale. Kui te ei saa tulla kohale, teatage teistele, et nemad tuleksid kohale, et kogu aeg oleks keegi siin avaldamas meelt. Aga üks lisamure moment. Täna hakkasin uurima seda uut sõjalist lepingut Iraani ja Venemaa vahel. Iraan on üks nendest riikidest, keda ei saa usaldada, kellel on endal hirmsad ambitsioonid omada tuumarelva ja suruda maha inimõigusi, ahistada naisi, ahistada kõike, kes taotlevad vabadus. Nüüd Iraan, ütleme, tuumariigi hakatis ja Venemaa, tuumariik, on omavahel sõlminud väga sõbraliku koostöölepingu. Ja siis tuleb veel sõnum, et on terve grupp moodustatud, kes toetavad seda, et Venemaa, Iraan, Hiina, Põhja-Korea ja ma ei tea, kes veel, teeksid omavahel koostööd ja hävitaksid demokraatiat, eriti eesotsas Ameerika Ühendriike. See on uskumatu, kui vääralt mõned inimesed mõistavad, mis on elu tähendus, mis on vabadus ja mis meil on vaja teha, et säilitada kõike seda. Aga vaatame, hoiame silma peal, teeme nii palju, kui me suudame, et informeerida oma sõpru igal pool maailmas, kutsume neid kaasa, nagu Tarmo ütles, tulge välja oma riigis Vene saatkonna ees, mis nüüd enam ei ole ametlikult Nõukogude Liidu saatkond, aga kahjuks on see hõng on väga tugevalt juures, ütleme see hais on väga tugevalt juures. Vabadus ja demokraatia on asjad, mille eest tuleb seista ja mitte lihtsalt lausdemokraatia, aga demokraatia, mis annab õigusi kõikidel elada ja mis ei suru peale ühe grupi tapmist. Ma arvan, et me võidame. Mitte nii, nagu keegi siin Eestis ütles nii kui nii, aga me võidame sellepärast, et Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, aga õiglaselt. Ja ma arvan, et nad jahvatavad lõpuks meie kasuks. Teevad pihuks ja põlmuks need, kes seisavad selle vastu, et on maailmas rahu, et on maailmas demokraatia, et kõik inimesed saaksid hästi elada. Ja need, kes tegelikult ahistavad oma rahvaid, need Põhja-Korea diktaator, see Venemaa diktaator ja kõike muud, kes seal on, kes ei luba inimesi normaalselt elada. See on kõik, mis me kõik tahame. Venemaa Ukrainast välja, vabadus elagu ja hoia Jumal Eestit.